Good morning everybody. Today gonna be a really beautiful day. My road will take me from Urubamba village to the Cusco actually, and the distance is around 57 or 60 kilometers from Urubamba to Sacsayhuaman or whatever it is was called, and the 60 kilometers will take around 1.5 hours, so the road will be more than nice actually. As usual, nice views, nice roads, fast roads, good asphalt and so on. And in one moment I arrived in Cusco. Cusco is a small city with 500,000 inhabitants, just 500,000, and it's located in the valley, and it's the beginning of the Sacred Valley. And actually that street is in pretty deep angle actually, around 30 or 40 degrees or something like that, and it's slippery. And in the end of the street here I lost my rear brakes, like really lost. Täiesti perses, kus oli langus. So I arrived to Sacsayhuaman. Ja oma otsaga me jõudsime nüüd Sacsayhuamani ehk siis ühte suurde inkade-aegsesse kompleksi, kus siis on suured kivid, mis on omavahel kokku pandud, ja võtsin väravas ka omale ühe giidi kaasa, kes siis räägib, mis siin tehti, miks siin tehti ja nii edasi. The Spanish arrived, the Incas, they never finished the construction of this place. Imagine 3 meters taller every one of the walls in this sector. Was how the Spanish arrived here and they saw this place, and immediately, according to their perception of the Spaniards, in that time they said this is a fortress. But this place... 1553 lõppes selle ehitus, kui hispaanlased saabusid novembris ja tegelikult selle ehitus jäi pooleli. Need alumised müürid peaksid olema umbes 3 meetrit kõrgemad ja ülemised müürid 2 meetrit kõrgemad. Ja need kivid, mis seal sees on, ma pean ütlema, et need on ikkagi täiesti uskumatult suured tükid iseenesest. Ja hispaanlased ka lammutasid osa sellest, ilmselgelt vast seda on näha siinpoolvalt rohkem, ja nendest tükkidest on ehitatud siis Cuscos mitmed kirikud, ja kui mitte kirikud, siis kirikute altarid vähemalt on ehitatud nendes samades kividest, mis on siit pärit, ja inkad, kes siin siis too aeg olid, nood löödi ahelatesse ja pandi neid kive tassima. 1, 2, 3. That is the analogy. Okay, I will explain again. Okay, this place, Sacsayhuaman, never was a fortress. That is the version of the Spaniards. They came here according to their mentality in that time. I will show you. For you understand where you are, it's mandatory for me to explain the Inca religion. And the Inca religion is so beautiful to understand. The Incas, for better conception of the nature, they divide the world in 3 levels. They call Hanahpacha. Hanahpacha means the upper world. In the upper world living the principal god, the sun, his wife, the moon, and the children, the stars. The Inca was one of them. The power of this guy was absolutely beautiful, because was the son of the god, a demigod in the earth. And he living here. In this, the next stage is called Caipacha. Caipacha means this world. In this world, everything you can touch, perceive, smell, under your sense belong to this level. In this level, Caipacha, the mountains, the glaciers, the snow cap. From the mountains melting the ice and forming the rivers. The water during the Inca's time is the male element. The female is the earth. Together is possible the germination and the beginning of the life, the Inca religion. The another level is just the superficial fertile earth, is the Ujupacha. Ujupacha, Caipacha, and Hanahpacha, all together we call Pachamama,
on Mother Earth. All the humans, without importance, the color of the hair, the color of the eyes, or the language, all the humans, we are brothers and sisters. This is the Inca religion. This is the place, a temple. Look, count with me how many walls you can see. 1, jah , 2, the gate over there, and over the gate 3. This is the 3 levels, is the analogy for the Inca religion. This, according I show you, this is the Inca religion. Station of the lightning. lightning , Lightning. jah . Need müürid on siksakilised ühel põhjusel . Need müüride siksakilisus meenutab välku ja välk ühendab kõiki neid 3 eelnevat levelit ehk siis vett , ülemist levelit , keskmist ja alumist levelit . see on ühendav jõud . Kive on igasuguseid , need nurgakivid ulatuvad tegelikult vist väidetavalt siis mingi paar meetrit maa sisse , aga see , kuidas need kivid omavahel kokku on pandud , see on küll müstika tegelikult . Nendel kividel ei ole vahesid vahel ja see kivi siin , seda kutsutakse ämmaks . selle kivi arvestuslikuks kaaluks on 120 ja 150 tonni vahel . Nüüd on selline huvitav asi . See on keha , see on pea , tähendab , see on ikkagi jätkuvalt keha , see on pea ja see triip siin on keel , ehk siis see on madu kokku . kõik see on kokku üks madu . Still, many people still can explain this is a fort. seal üleval on selline kaar ja seal ees on 2 auku kivi sees . seda kutsutakse vikerkaareks ja see on nüüd nii-öelda siis Inka kuninga troon . ja kui me võtame nüüd siit selle sakilise joone ja selle trooni seal ja suur kuningas rääkis rahvaga siia alla , siis kõik need augud seal üleval ja see sakiline müür , see mitmeastmeline siin , see tekitab resonantsi . ehk siis kui seal üleval valju häälega rääkida , siis kõik need seinad peegeldavad seda täpselt niimoodi , et siin platsi peal on seda kõike kuulda . see on selle teine , selle sakiliste müüride ja kogu selle ehituse nagu eesmärk . ja kuna need kivid , mis siin on , sisaldavad hästi palju kvartsi , noh , siis nad arvavad , et see kvarts tekitabki nendes kivides selle resonantsi , et seda häält on nagu väga võimsalt kuulda . You can see, in order to enter to the Cusco main plaza, you can enter from anywhere. It's not necessary a fortress. This nüüd olen siin selle Inka trooni peal . siin on nüüd kaunis hulga selliseid olulisi asju . kõigepealt kogu see kupatus on suunatud itta ehk siis kust 21. juuni hommikul tõuseb päike ja esimene päikesekiir, mis sealt kuskilt mägede tagant siis tuleb, peaks jõudma täpselt siia selle keskpaiga peale. See kaar, mis siin on, see tähendab hõbedast vikerkaart ja vikerkaar on inkade kultuuris väga oluline osa, sellepärast see tähistab viljakust ja kuningas kui selline peab andma oma rahvale viljaka elu, et neil oleks süüa, juua ja mida kõik iganes. Nüüd giid ennem tõestas ka seda siit ülevalt, kui ta ühe kõva kõhetuse tegi, siis tegelikult need müürid siin ümber kajavad kõik vastu. Ehk siis siin ongi see akustiline efekt tegelikult, kuigi siit ei paista seda nagu mitte kusagilt otsast. Nii et ju nad siis ikka teadsivad natukene, mis nad teevad. Aga nüüd rääkides sellest troonist endast, siis noh, aastal 1500
käsitööriistadega taguda välja kivist sellised nurgad, mis on jätkuvalt täisnurgad ja täiesti teravad. No kurat, no päriselt. See on ikka väga huvitav iseenesest, jah. Osad tegid seda lõbu pärast ja noh, igal ühel peab olema oma lõbustuspark ja sealt ülevalt saab ikka päris kõva hoo sisse iseenesest tegelikult. Nüüd on selline samas kompleksis üks järgmine selline huvitav koht. See oli selline miniatuurne veehoidla. See on sellise ümmarguse või kujuga. Ja siin oli natukene vett sees, mitte palju, aga natukene. Niimoodi, et sellest moodustus üks suur peegel. Ja siin igal pool servas on näha selliseid kive, kus on siis välja nagu raiutud sellised istekohad ja asjad. Ja siin jälgiti selle peegelduse pealt kuu ja tähtede liikumist. Ja tehti seda nii-öelda astronoomiat, mis oli inkadel nagu väga-väga kõval tasemel iseenesest. Nii et see oli peegel. Põnev. Selle kogu kupatuse juures ei saa ma väga aru, kuidas nad nendes kivides neid asju välja raiusid. Nagu päriselt. Ma mõtlesin, et tulen ja vaatan, et see saab kõik nagu selgemaks. Aga tegelikult ei saada mitte midagi selgemaks. Sellepärast, et see nurk siin on jätkuvalt täiesti terav ja ma ütleksin, et siin on lõikejälg täiesti sees. Mitte ei ole siin mitte mingisugust meisli ega asja tööd. See on väga imelik välja. Nüüd me oleme siis peegli põhjas. Need sellised moodustused siin on altarid, kuhu pandi siis jumalatele kulda ja hõbedat ja muid selliseid meelehead. Ja tegelikult nüüd sealt poolt me tulime enne välja, see on tegelikult nüüd selle basseini tühjaks laskmise süsteem. The stonework, what is made here is really amazing. There is less than a millimeter between the really big stones. Tegelikult sai nüüd ring siia peale jalutatud, siuke väike ring. Kell on 3 tundi põhimõtteliselt ja 3,5 tundi. Ja ei käinud kõik ära. Tuleb tagasi tulla. Koht on seda väärt. See kivitöö, mis siin on tehtud, see on täiesti uskumatu. Ja see siin taga on Cusco linn. That's the central plaza of the Cusco city with flowers, nice buildings. And I started after that driving back to Urubamba as the sun will go down and I will have beautiful views in the road back. But all of you, that's the end of the special part. Like, share, comment, and see you in the next episodes. Ciao!